Tere õhtust, on pühapäev 27. aprill ja Kanal 2 alustab Reporter Plus. Tuulikuparkide ehitamine kütab kirgi üle Eesti. Täna peeti rahvakoosolekut Märjamaal. Kohalikud on mures, sest tunnevad, et nende vastuseisust tuulikutele sõidetakse teerulliga üle. Kuidas siis ikkagi tuugenite ehitusega võidelda ja kuidas rahvast nendest üldse kasu saaks, kui nad ehitatakse? Nendele küsimustele vastuseid otsiti. Paarsada kohalikku ei pidanud paljuks pühapäeva pärastlõunat veeta Märjamaa rahvamajas, kus arutati tuuleparkide üle. Raplamaal on välja valitud mitu potentsiaalset kohta, kuhu võiks tuulepargid ehitada. Tõsi, et ehituseni jõuda on veel tükk aega. Kohalikel on aga muresid küll ja veel. Et miks me ei või lihtsalt öelda ei tuuletööstusele? Miks me peame seda põhjendama? Me ei taha tuuletööstuses elada. Kuidas teil? No, eks see maal elamine on looduses palju parem kui need tuulegeneraatorid siin. Meile kahjuks elu on ju näidanud, et tehakse nagu ei tehta ausaid uuringuid ja siis räägitakse, et kõik on hea, aga kahjuks ei ole nii. No mulle ei meeldi need suured tuulegeneraatorid muidugi. Maal on selles suhtes hea elada, kui on puhas õhk. Jah, aga ma ütlen isikud, et mulle ka see tuulikute värk ei meeldi. Sellepärast, et minust ikkagi, vaata see, ma olen Virtsus inimestega on suhelnud ja kes seal elavad ja paljud ütlevad ka, et see huugamine ja see üürgamine, et nendel see ei istu väga. Ja mulle ka ei meeldi, sest mina olen ikka rohkem looduse inimene ja see ikkagi hävitab loodust minu arust. Eluterve Märjamaa mittetulundusühingu inimesed näitavad meile Konuvere kandi maid, kus on küll kauneid paiku ja ajaloolisi maju, kuid kuhu võivad tulla 300 meetri kõrgused tuugenid. Lisaks Konuverele on nii-öelda tuuliku ehituse maade eelvalikus veel palju paiku. Kokku MTÜ andmetel lausa 4,57% Märjamaa valla territooriumist. Nii suurt ala pole nende teada ühelgi eriplaneeringul Eestis. Kuigi veel vald ütleb, et on meil eelvaliku ala ja midagi pole veel planeeritud, siis on siin tegelikult juba toimunud lageraie ja nüüd on huvitav see, et vald hakkab siin nüüd midagi planeerima ja teeb nagu keskkonna sellise uuringu siin. Et kui on mets juba maha võetud, et siis on nagu hea lihtne siin, et loomi pole, siis pole midagi uurida, et saab selle teerulliga siit üle sõita. Tundub küll nii, et ei saagi aru, et miks nagu paljude nii-öelda ka teiste külaelanike või selles mõttes siin mõjualas olevate inimeste küsimus on see, et miks siis nagu nii-öelda avalikult teatati sellest alles nagu ütleme sellises etapis on, kus tegelikult on need eelvaliku aladele maaomanikega on arendajatel sõlmitud juba hoonestusõiguslepingud, et on palju tööd juba tehtud juba aastaid on ju, et miks siis alles nüüd nagu inimestele nagu räägiti ja Vallavanem Triin Matsalu sõnas koosolekul, et eriplaneering on algatatud ja nii varajases etapis, et rahva arvamust pole põhimõtteliselt jõutud küsidagi, kuid seda oodatakse. Kui teie kirjutate, et teile see ei meeldi lihtsalt, siis kahjuks see nii-öelda riigi huve arvestades ei ole argument. Kui see mõju on selline, mis on sotsiaalmajanduslik või muul moel, seda arvestatakse, et Kai kõlbavate allkirjad tuulikute vastu, mida on rahvaalgatuse veebilehel hetkel kogutud 624. Kuidas siis oma rahulolu või mitte rahulolu õigesti näidata? See tuulikute arendaja rohkem sõna ei. Avalik arutelu on selle jaoks, et avaliku väljapaneku käigus esitatud ettepanekuid arutada, neid vastuseid, mida siis kogukonnad saavad, need saadetakse eelnevalt küsijatele juba vastused. Ja kui on ühest piirkonnast Tuuleparkide arendaja Eneri Estonia esindaja Martin Kummer lükkas ümber erinevaid Facebookis levivaid väiteid ning näiteks infraheli kohta ütles, et see on tema hinnangul üles puhutud teema, mille üle keegi talle kurtnud pole. Kohalikele tuleks kasu aga läbi ettevõtete, mis saaks elektrit odavamalt ja teeks töökohti ning Kummer väidab, et nende firma on teistes kohtades pakkunud elanikele lausa tasuta elektrit. Märjamaakad räägivad aga, et tunnevad end jõuetult ja poliitilised mängud ei ole abiks. Mis võimalus meil üldse on nagu siis nii-öelda
selle asja vastu seista või nii-öelda, et see asi nagu ei jõua teostuseni. Ütleme, see 200-300 noort pere, kes mitte mingil juhul, kes on aktiivsemad ja seda ei soovi, siis nemad on valmisid kohalikust omavalitsuseks oma kodukohast ära kolima. See, mida te täna kuulsite, teid ei veennud, et tuulepargid on head ja vajad? Ma olen ikka oma otsusele kindlaks, et ei. Et siin läks üks vale lõik sisse, vallavanem siiski ütles, et saab avaldada oma arvamust, aga siis üsna täpselt nendel teemadel, mismoodi need planeeringud või eriplaneeringus siis kirjas on ja väga konkreetseid etteheiteid Märjamaa vallavalitsus igatahes ootab, aga jätkame samal teemal. Alates 27. märtsist vastab riigi infotelefon 1247 ööpäevaringselt tuuleenergia ja tuulikutega seotud küsimustele. Kuidas on siis esimene kuu möödunud, mida rahvas küsib ja millele 1247 vastata ei oska? Mul sõbraks vaid tuul, üks küsimus suur. Tuuleenergiaga seonduvalt tuntakse kõige rohkem huvi tervise mõjude kohta, sealhulgas infraheli ja müra teemal. Teiseks huvitab inimesi, kui suur on tuuliku mõjupiirkonnas elavatele inimestele makstav tasu, kuidas see jaguneb elanike ja kohaliku omavalitsuse vahel, millistel juhtudel seda tasu makstakse ning kas sellelt tuleb ka tulumaksu tasuda. Samuti uuritakse, millised on elamute ja tuulikute vahelised miinimumkaugused ning millistel õigusaktidel need põhinevad. Konkreetset tuulikut või tuuleparki puudutavate küsimuste korral tasub aga siiski pöörduda omavalitsuse või tuulikuid arendava ettevõtte poole.